nii, tere siis kõigile. Ma usun, et paljud teavad seda kohta siin. See on Püssi raudteejaam. Ma olen siin üsna palju videosid teinud. Nii seal tagapool, mis ma enne filmisin, see on siis Püssi, ma ei tea, kas ta esimene oli, aga eks katlamaja on või jõujaam, ma täpselt isegi ei tea, mis hoone see on. Igatahes ma vist öine Püssi 8, ma ei tea, kas see 7 või 8, aga kõige hiljutisem see öine Püssi osa. Seal ma rääkisin natuke täpsemalt sellest. Aga mis siis ikka? Täna lähme ühte mahetud raudteed avastama, mis on Püssis, millest ma ei ole viitsinud varem video teha. Nüüd ma pean muidugi ka ära vabandama, et pole siin nüüd kuu aega tulnud ühtegi video. Kui varem tuli iga nädal üks video vähemalt, siis nüüd pole kuu aega tulnud ühtegi video. Ja põhjus on praegu olnud lihtsalt see, et pole millestki olnud teha ja pole ka väga viitsinud teha videosi, sest tüütu on lihtsalt minna õue otsida neid kohti, neid ei ole siin ka väga palju ja nii et jah, eks tuleb kevad, saab hakata rattaga liikuma ja siis võib-olla hakkab ka videosi tihedamalt tulema. Aga okei, mul kaameral on varsti aku ka tühjaks saama. Ma arvan, et me liigume edasi ja näeme natuke sealpool. Teen video sealpool edasi. Ja siin on siis Püssi raudteejaama lähedal üks mahetud veetorn. Sisse ei saa, kõik uksed ja aknad on kinni pandud. Siin on ka mingi hoone, täpselt ei tea, mis hoone see on olnud. Võib-olla mingi jaama korraldaja hoone äkki. Ja tagant tuleb üks rong ka, aga praegu ei ole sellest näha väga hästi. Eks kui ta lähemale tuleb, siis näitan. Aga praegu liigume edasi. Seal ees on praegu seda mis iganes Püssi raudteejaama. Seda mingid hooned, kus nad kontrollivad. Koer, mis see laugab? 2 koera isegi. Igatahes. No see on see hoone, kus nad kontrollivad neid, mis iganes valgusfoore ja hauruteesid. Ma ei tea täpselt, kuidas seda hoonet nimetatakse. Vabandan selle pärast. Igatahes siin ees on siis Püssi vana raudteejaam. Selles ma olen ka kuskil üks vist minu esimesi videosi, siis ma rääkisin sellest raudteejaamast natuke pikemalt. Ja muuseas ma olen kuskil muudes videodes ka sellest rääkinud. Et siin kunagi oli 7 raudteed, nüüd on 5 ja reisirongid peatusid siin ja mis iganes. Igatahes tundub, see rong jääb seisma ka, mis seal tagant tuleb. Nii et jah. Võib-olla näeme 2 rongi isegi täna, ei tea. Nojah, liigume siis natuke edasi. Siin on siis Püssi vana raudteejaam. Siin ma olen ka vist mingi ühe video teinud. Ja siit, kus see lumi praegu on, siit läks ka kunagi raudtee, siin liikus reisirong. Reisijad olid siin, rong peatus siin siis. Aga see on ainult vedu. Okei, veider. Vedur jääb seisma või? Või tal on kaup ka taga? Ei ole, ainult vedur jääb seisma. Okei, siis. No mis siis ikka? Liigume edasi. Nii, siin Püssi vana raudteejaama lähedal on siis üks mahetud maja ka. Alak läks vaata, mis seal sees on. Ma konnin sealt aknast sisse praegu, sest uks on kinni. Igatahes, ma ei tea, ma ei hakka sisse minema. Sest ei tundu väga huvitav seest tulevat. Aga no muidu, jah, selline. Ja siin puude vahelt natuke näete seda rongi. 2 vedurit tundub olevat. Nagu näha on, vedurit peal see Eesti 100 märk ikka veel peal. See on juba vist, jah, veebruarist saati. Siis kui Eesti Vabariik sai 100 aastaseks. No jah, see on veebruaris ikka ja 100 aastaseks, jah. Ma loodan, mul õigesti oli, sest ma ütlesin need faktid siin õigesti. Ausalt öeldes oleks piinlik, kui ma nüüd ei tea, kui vanaks Eesti riik sai ja mis kuul Eesti Vabariigi sünnipäev on. Oleks ausalt öeldes jah, päris piinlik. Aga liigume edasi. Ja vedurid jäid nüüd siin seisma. Aga ma arvan, ma seda rongi rohkem filmima ei hakka, siis ma olen siin seda, mis vähemalt siin minut 2 filminud. Nii hakkame lähenema sellele nii-öelda mahetud raudteele.
ja see koht on siis ka üks raudteejaama otsadest, Narva-poolne ots siis. Me nimetame seda kohta Laternaks. Ja miks see koht sellise nime sai, see video mul ka kanalil olemas, nii et seda võite hiljem vaadata. Igatahes liigume sinna ja vaatame, kas leiame selle raudtee üles ka. Nii, jõudsime nüüd kohale. Raudtee ei lähe küll siin võsa sees, ma ei lähe siin silla pealt, aga ma praegu ei hakka seda vaatama, sest seal see rong seisab ja ma ei hakka siis praegu raudteel kõndima. Ma ei tea täpselt, kas see raudtee on maha jäetud, aga ma arvan, et ta on. Sest siin on suvel jah, oli üsna pikk rohi ja siit oli, ma viimast korda, kui ma nägin siit üldse mingi rong liikus, siis oli mitu aastat tagasi. Aga igatahes siia mingi kopratamm tehtud, kopraseed on tammi teine, kopratamm. Igatahes tamm siin on. Esimene siit ka suht voolab läbi. Ja see sihtmärk seal, kui võib-olla mõni nägi seda ennem, siis selle minu arust me joonistasimegi siia, vist oli kuskil. Igatahes see oli ka päris mitu aastat tagasi, kui me selle sihtmärgi siia joonistasime. Tegime siin mingi, mis iganes, puitudest mingi vibu ja lasime märgi ja päris pull oli. Noh, las ta olla. Nii, mis mul veel rääkida on? Polegi vist väga midagi. Ma ootan, kuni see rong läheb ära ja siis ma näitan seda raudteed siin natuke teile. Ja no natuke, proovin nii palju näidatud kui võimalik. Nii, jah. Räägime natuke saa pärast kohe edasi. Ja okei, nüüd on kõik rongid ära läinud. Ja hakkame seda raudteed siin uurima siis. Ma ei tea, kas see raudtee siin täielikult maha jäetud on, aga siin väga midagi vist minu teada küll ei liigu enam. Seega vaatame pärast võib-olla natuke siia ja sinna poole. Ja siis jah, näitan, kuhu see pool läheb. Ma arvan, et mõned teavad, et ma olen seal paar video filminud. Ma arvan, täpselt ei tea. Aga jaa, seletame siis ära, kus mis läheb. Ja see otsid. See läheb, mis ta nüüd ongi, Püssi raudteejaama. Ja see kõrvalharu, natuke näha on lume seest, on silt ka, harutee piir. Igatahes see raudtee läheb Reposse. Nii. Ja kui mõni küsib, miks siin harutee peal lund ei ole, siis siin vahel on need soojendid, mis soojendavad seda raudteed üles. Seda võib katsuda, ta ei ole kuum, aga jah, noh, katsuda võib, aga selleks peab tulema raudteele kõndima ja raudteel ei soovita ma kõndida, sest võib rong tulla ja jääta alla ja mida iganes. Aga ma kõnnin ikkagi, sest video on vaja teha. Ma täpselt ei tea, kas see raudtee on täielikult, jah, ma ütlesin seda. Ja selle ma rääkisin, ma ei tea, kas on maha jäetud. Aga veidra kombel, see mis iganes lamp siin töötab veel täitsa hästi. Japp, sinni tuli põleb, harutee on täitsa töökorras. Ja sealpool tagapool, pärast kui liigume sinna, siis, natuke näha võib-olla siit seest, näete ka ühte seda posti, valgusfoori. Ja see ka töötab minu teada. Nii et ta vist täielikult maha jäetud ja siis ei ole. Nii-öelda suletud või vähe kasutatud. Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Nii. Ja pärast pool läheme sinna. Aga nüüd ma olen näitan teist poolt. Siis vaatame. Siis ma räägin jah natuke ka, mis seal pool on toimunud. No igatahes jah, räägin sellest otsast siin natuke. No, liigume siis sinna poole. Nii okei, see raudtee lõpeb siin samas suht. Natuke ma kõnnin veel sinna lähemale. Kui me küsin, miks ma siin ähin niimoodi, siis see tee siin läks lumi suht sügavaks. No mitte päris põlvini, aga no raske on kõndida, siin on jah sügav lumi ja jah, põhimõtteliselt ongi lumi praegu probleemiks. Ma arvan, ma liigun sinna lähedale ja siis räägin täpsemalt sellest raudtee lõpust. Nii, kõndisime siia raudtee lõpuni nüüd. Kui pole mõnele jääb küsimuseks, et miks raudtee just siin ära lõpeb ja miks ta ei lähe siit edasi. Sest see on sellepärast, et Repost seal tagant tulid sealt rongid. Nad sõitsid kuskil umbes siiamaani. Siis harutee pandi seal
teistpidi ja siis nad tagurdasid bussiraudteejaama. Siia küll väga pikad rongid ei mahu, aga noh, tundus, et see kõlbas kasutamiseks. Nii, see siin, see tupik, natuke sisse suumitud oli. Igatahes see tupik siin, see oli vahepeal katki. Seda, nüüd oleks fookus ära, seda palki siin ei olnud. Ja minu arust oli ka suht katki, siis oli mädanud ja siis keegi lõhkus selle ära lõpuks. Nii, nüüd on see kohta tehtud. Ma ei tea küll täpselt kelle poolt. Nii. Ja minu üks varasematest videodest vist. Jah, ma olin ka siin. Käisime siin vist siin otsas ja panime seda ühte raudteemärki paika. Mis on jälle ära kadunud kuhugi. Tõenäoliselt kuskil lume all või võpsikus on. Eks seda suve leiab ülesse. Ma vist rääkisin, kus me selle märgi leidsime, et märk oli siin kraavis. Algul ta oli seal pool, tagapool. Siis hiljem ta oli siin kraavis. Siin tõime ta siit välja, viisime sinna silla alla hoiule ja siis üritasime seda paika tagasi panna. Aga jah, mul nüüd saapad lund täis. Suht mõnus, saab haigeks jääda vaheajal, normaalne. Igatahes ma liigun nüüd tagasi, ma räägin Alariga veits juttu, vaatan, kas ta on nõus hakkama liikuma sinna poole, kuhugi sinna, kus see haruteed ära keerasid. Vaatab, kas ta on nõus hakkama sinna poole liikuma. Ja siis ma saan näidata teile seda paari huvitavat asja. Nii, aga jah, ma ei tea, kas ma hakkan siit tagasi kõndimist nüüd filmima, sest siia kõndimise ma arvan, ma panen kiirendatud versioonile. Et siis ei ole seda väga igav vaadata. Muusikat ma ei hakka panema, sest see on tõenäoliselt suht lühike, kiire video, kiirendatud video. Ja ma ei arva, et sellele läheks muusikat vaja. Aga okei, ma liigun siis sinna poole tagasi ja vaatab, kas lähme edasi või mis me teeme. Nii, natuke pimedamaks on õues läinud. Ja nüüd ma lähen kiiresti uurin seda poolt seal. On tulnud, kustus tuli ka ära. Okei, liigume. Siin mõnus on sügav lumi, aga okei, elab üle. Nii, liigun natuke edasi, siis filmin edasi. Nii, kõndisime natuke edasi siin. Harude piiri silt. Ja see valgusfoor. Ja nagu näen, siin juba natuke rohkem täis kasvanud see raudtee. Nii, ma vaatan, et äkki sellest tuleb isegi videopilt. Eks näis. Nii, veidral kombel töötab ka see poest veel täitsa korralikult. No, valgusfoor töötab. Sinine tuli põleb seal. Ma täpselt ei tea, mida sinine tuli küll tähendab. Kui keegi teab, võib sinna kommentaaridesse kirjutada. Ma vahepeal ikka loen neid. Mitte küll väga tihedalt, sest suurem osa on heit seal. Aga okei. Vahepeal ma ikka loen seal mõnda normaalsemalt kommentaari. Nii, liigume edasi siis. Nii, kaamera jaoks on see õues natuke pimedam, tegelikult natuke valgem. Kaamera näeb isegi tegelikult veits valgemalt. Aga okei, suht hall on õues. Päevas on hall ja kõik. Igatahes paljud mahetud raudteed, mida ma avastanud olen, on põhimõtteliselt juba üles võetud ja on kivitee ja ma lihtsalt vaatan, kuhu see kivitee välja viib. Aga see raudtee, kus me praegu siin oleme, siin on raudtee olemas veel. Teise pool on sama. Raudtee on all olemas. Nii et siit rong võib millegil isegi tulla, aga ma väga ei usu. Arvestades, kui palju siin vusa on juba ette kasvanud, siis ma ei usu, et siin midagi väga liigub enam. Enda lambid peaks ka põlema, aga millegi pärast ei põle. Tundub, et elektrit säästetakse, ei taheta väga suht elektriarvet tekitada. Nii okei, liigume siis edasi. Nii siit poolt tulime. Kaamera on ka seal otsas. Ma ei tea, kas see töötab, aga saaks olla. Nii ja siit poolt läheb see raudtee edasi siis. Hargneb kaheks. Seal pool on üks ots. Ja sealt metsa sees läheb teine. Võsa sees on kang.
kui seda harutee muudab. Need asjad juba suht väärtuses nii palju ei ole ja see on minu jaoks püssis ainus kang. Ma arvan, oli 2, aga see raudtee, kus see teine oli, see võeti üles kahjuks. Ja kui siit me iseenesest edasi liikuma ei hakka, sest see juba varsti hakkab repo territoorium olema ja kaamerakav on siin ja ei hakka siit edasi minema. Liigume lihtsalt tagasi ja see on see raudteel vist ainus ülekäigu koht ka. Märgi on täitsa olemas. Aga rong ei liigu vist minu teada enam. Nii, aga nüüd liigumegi tagasi püssi poole. Seal metsas on ka mingi mahajäetud maja veel. Nii, nüüd kui mahajäetud raudteedest rääkides, siis üks mahajäetud raudtee on, mida ma tean, see on ka üles kahjuks võetud, aga seda saab avastada ja see asub Kohtla-Nõmmel. Ma tean küll, kus ta lõpeb ja kus ta algab, aga avastamiseks ta kõlbab. Aga see on midagi suvel, sest praegu on talv ja sügav lumi mõnes kohas ja rattaga vastik sõita ja ei hakka parem. Nii, aga ma arvan, me liigume püssi siis. Ja me liigumegi püssi mitte. Rohkem videosid ma arvan, et ei hakka tegema. Nii jah, video on ka päris pikk juba olnud. Praegu siis aitäh, et te vaatasite ja kohtun teiega järgmises videos. Head aega!